Tere! 4.7 ehk siis äriplaani seisukohast turunduse ja hinnakujunduse peatükk. Ja kui eelnevad 4. peatüki videod rääkisid rohkem, mis nagu võimalused tänapäeval on turunduseks ja müügiks, siis see on nagu rohkem teoreetiline ja vaatame, kuidas neid kõiki eelnevaid kirjeldatud võimalusi panna reaalselt äriplaani ja turundusplaani kirja. Nii, ja proovime siis võimalikult konkreetsed olla, aga samas, kuna kõik on erinevate ärimudelite ja mõtetega, siis väga konkreetset sobivat asja kõigile ei ole. Seepärast, et kui turunduses toimiks mingi asi igal juhul alati olenevalt ärimudelist, siis kõik oleks ju sama edukad või siis seda sektorit ei olekski vaja. Aga samas tegelikult see on tänapäeval üks oluline valdkond, mis pidevalt muutub, nagu ma ka seletasin, digiturundus ja nii edasi ja uusi võimalusi luuakse pidevalt juurde, nii et see ei ole staatiline valdkond. Ja nii on, aga hakkame pihta. Et materjali on võetud siis EAS-i kodulehelt näiteks, kus on väga ülevaatlikult ja mõnusalt ära selgitatud, et mis tuleb teha, et esimese kliendini jõuda. Et nagu ma ütlesingi, et turundus ongi üks keskemaid äriprotsesse, mis seob kokku kõik teised valdkonnad ja protsessid ettevõttes. Sellepärast ka suhteliselt lõpupoole ma käsitlen seda, kuna turunduse jaoks on vaja väga palju eeltööd ära teha, et sa oskaksid üldse turundusplaani koostada või siis oskaksid sinna turunduse poole nagu midagi kirjutada. Mitte ainult kirjutada, vaid reaalselt ka plaani panna, mis toimiks, et sul ei ole mõtet teha plaane, mis toimiksid kõikidel nagu igalühel, vaid see on väga spetsiifiline sinu ettevõtte ärimudeli spetsiifiline plaan, turundusplaan. Ja siis ongi, et ta tähendabki toote arendamist, hinnastamist, teaduskanalite ja reklaamitegevuse planeerimist ehk siis turundusmeetmestikku ja täideviimise protsessi. Ehk siis toote ja teenuse kirjeldus on oluline sinu jaoks selles peatükis vaadata üle. Turu ja kliendi peatükk on väga oluline vaadata üle, see on üks põhilisemaid siin, millest kasvab välja see turundusplaan ja siis konkurentide oma ka täpselt samamoodi. Ja turunduse üldised eesmärgid ongi siis juhtida turul olevad võimalikud tarbijad kasumlikult ettevõtte toodete või teenuste juurde ja hoida olemasolevaid kliente. Ja kuidas seda teha, siis ongi eelnevalt ma rääkisin sellest müügitunnelist või konversioonitunnelist, et põhimõtteliselt lehtri sünonüüm on kasutuses seal müügiprotsessides, et hoidagi seda klienti kogu aeg selles nagu lehtris või tunnelis sees. Ja seda on võimalik siis läbi müügi ja seal hulgas ka turunduse teha. Ja detailsemalt ongi siis eesmärgid turundusel seotud turuga, et sinu eesmärk on siis võib-olla alguses saavutada teatud tuntus üldse turul, et keegi teaks, kui sa tuled uue toote või teenusega turule, et keegi üldse teaks sind, ehk siis see tuntuse teema on väga oluline ja samas ka paralleelselt on kindlasti klientide rahulolu oluline. Tulevikus kindlasti siis turuliidri teema ja üldse, et kui suure osa sa turult tegelikult enda alla tahad ja soovid saada. Nii, ja siis eesmärgid ongi siis ka toodete ja turgudega seotud, et kuhu sa tahad liikuda, kus sa tahad olla praegusel turul ja kus sa tahad olla tulevikus, et kas sa tahad välisturgudele minna ja millisele ja nii edasi. Ja loomulikult finantsidega. Et turundus iseenesest ei ole ju üldse
vajalik, kui sinul ei ole oluline, et ta tooks ka mingit finantsilist kasu. Meil ei ole ju raha vaja mõistlik turunduses kui tugiteenuses ettevõttes välja sinna raha paigutada, kui ta ei too meile kasumit. Ja see on ka tihti see osa, mis ära unustatakse, et mõeldakse, et kõik teevad Facebooki kampaaniad, kõik teevad Instat, kõik teevad blogisid ja nii edasi. Aga kas üldse sinul on vaja seda teha? Kas see toob kasumit sulle? Loomulikult sa alguses kohe ei tea, sa pead ära katsetama, aga samas, et sa kogu aeg analüüsiksid, et neid indikaatoreid, et sa märkaksid, et võt see turundus kanal toob mulle selle kasumi sisse ja ma panustan sinna rahaliselt rohkem. See on toetav turunduskanal, sinna ma rahaliselt ei panusta nii palju ja nii edasi. Ja tahes-tahtmata ongi see, et tänapäeval on oluline hoida oma kliente ja panustada neisse, nii et nemad saaksid võimalikult meeldiva kliendi kogemuse ja läbi selle tegelikult klient hakkab sinu heaks nagu ise tööle. Nii, selleks, et üldse turundusplaani teha, mis sul vaja on? Mis on üldse see, et turundusplaani algus? Sul on vaja tegelikult ära määratleda võimalikult täpselt oma kliendi segment ja sealjuures tema vajadused, tema salaunistused ja nii edasi, mida ma olen varasemalt ka käsitlenud. Et need asjad ei ole äriplaanis niisama eraldiseisvad, nad moodustavadki ilusa, nagu mu mantra on, kõik peab moodustama ilusa terviku ja täpselt samamoodi turunduse osa seob need kõik omavahel kokku. Nii et sul ongi see kliendi osas ilusti ära määratletud, kes su klient on, milline on sinu turusegment või kliendisegment ja millised tema vajadused on, mida sina rahuldad või mis tema valu on või siis mis tema salaunistus on, milline tema tarbija käitumine on. Et need infokillud, mis on varasemalt tehtud, kõik see makro ja mikro ja siis see turu ja kliendi osa ongi see, mis on turundusplaani baasiks. Ja sealt sa saadki need nii-öelda juured endale sinna turundusplaani. Kui sa siia paned midagi, avastad, et võiks ma hoopis turundust teha sellele kliendile või sellele segmendile ja samas sul ei ole äriplaani seal kliendi all ja turu peatükist neid käsitletud, siis vii need vastavusse omavahel. Need peavad moodustama terviku. Nii. Ehk siis uuesti määratle enda jaoks ära oma turg, segment, kliendisegment. Neid kliendisegmente võib maksimaalselt olla 3. Sükest kitsast kliendisegmenti ma soovitan 3 valida. Üks neist võiks olla võib-olla ka juriidilise isikuga ehk siis ettevõtete business to business müügiga seotud. Vaata, kas sinu ärimudelis oleks võimalik ja koht üldse juriidilistele isikutele müüa. Miks? See ongi sellepärast, et jälle riske maandada, sinu äriplaani riske maandada, sest juriidiliste isikutega on sul võimalik ka teha lepinguid ja see on oluline nüanss, mis annab sinu äriplaanile usaldusväärsust tohutult juurde. Nii, kui sul on ära jälle tuletatud meelde need, kellele sa mida pakud, siis eelnevatest peatükkidest vaata rahulikult üle, mis on turundusvõimalused, mis on need vahendid, kanalid, mille kaudu sinul on võimalik ennast turundada ja vaata ka sealjuures oma konkurentsi peatükist, oma konkurente sellise pilguga, et mis kanaleid nemad kasutavad, mis tundub olevat selline nagu mõjusam. Näiteks ka, kui sa paned enda nagu konkurendi puhul ennast nende kliendiks, et mis kõnetab sind kõige rohkem, selle kaudu sa saad ka täpselt teada. Väga äge oleks tegelikult
kui sa saaks mõne oma konkurendiga, reaalselt konkurendi ettevõtte esindajaga rääkida, suhelda. Küsidagi tema käest, et kuidas tal läheb. Et mis on sellised asjad, mis nagu on taganud edu. Mis on sellised asjad, mis nagu toimivad ja mis ei toimi. See eesmärk ei ole nagu nii-öelda talle tekitada sellist õhkkonda, et ma tulen sulle, võtan su kliendid ära, räägin nüüd mulle kõik oma saladused välja. Et tegelikult see ei ole nagu see vestluse eesmärk, pigem lihtsalt nagu suhelda inimestega ja tegelikult on inimesed toredad ja head. Vähemalt mikroettevõtluses kohe kindlasti ja startup kogukond täpselt samamoodi hoiab väga hästi kokku ja nad räägivad ja suhtlevad omavahel. Et julgustan sind kirjutama ka mõnele oma konkurendile ja vaadata, et mis on teie koostöökohad näiteks. Äkki temal mingi osa on just see, kus ta otsib endale koostööpartnerit ja äkki sina saadki olla see koostööpartner. Ja läbi selle sa saad oma äriplaanile ka eellepingu juurde. Näiteks ongi hea näide, et kui üks mul siin nõustatav soovib naiste riideid tuua turule välismaalt Eestisse konkreetset brändi ja siis olekski tal mõistlik otsida üles sellised väiksed samu tooteid müüvaid poekesed ja nendele pakkuda mingit koostöövõimalust, vahendusteenust, et nemad saavad kliente juurde ja tema saab endale väga hea toimiva nii-öelda sihuke müügikanali, kuhu ta saab oma tooteid siis edasi vahendada. Et vaata, otsi selliseid nagu koostöövõimalusi, et kõik konkurendid ei pea olema konkurendid, vaid ka võivad olla potentsiaalsed koostööpartnerid. Nii, järgmises 5. peatükis räägime ka sellisest asjast nagu sihuke ühine tegemine. Nii et sealt tuleb veel rohkem välja seda koostöö osa. Nii, ja kui sul on need asjad tehtud, siis hakkadki turundusstrateegiat välja töötama. Et enamasti ta on suhteliselt sihuke nagu tabeli formaadis ja vaatad, kuidas kõik selle info panna endale nagu loogilisse vormi. Ja see ongi siis see taktikaline turundus, mis siis ongi turundusplaanid, tegevuskavad ja nii edasi. Et sa mõtled enda jaoks välja. Nii, kõigepealt panen sellise üldise strateegia, turundusvaldkonnas ka strateegilised eesmärgid ja siis hakkad taktikaliselt neid asju lahendama. Nii. Et siin on ka ilusti välja töötudki seesama, mis ma ütlesingi, et kõigepealt tarbija vajaduse analüüs, turu segmenteerimine, hindamine, konkurentside analüüs, etapi kaupa ära kirjeldatud, et mida sealt tuleks teha. Ja sellest sa saadki selle, et millised tooted ja teenused millistele turgudele sobivad, mis on selleks vaja, milline on personal, milline on info. Ja sealt edasi sa tegelikult hakkadki neid ellu viima ja prognoosima, et kui palju mingi jaotuskanal või turundusplaani osa toob sulle kasu, mis on tema eesmärk, kuidas seda nagu kavandada ja kuidas seda ellu viia ja mis on see kasu ka. Nii. Turundusstrateegia ja turundusplaani teoreetilisi käsitlusi on tohutult palju. Tõesti on. Et sinna võib ennast ära nagu uputada nendesse võimalustesse. Ja ta on selline osa ettevõtlusest, mis nagu pidevalt on arenemas ja avastatakse uusi asju juurde. Aga selleks, et me selle äriplaani tegelikult teie jaoks hoiaks natukene nagu siukse 2 jalaga maa peal ja
me mõistame, et tegelikult turundus on küll oluline protsess ettevõttes, aga mikroettevõttes või miks ma ütlen kogu aeg ühe mehe-naise ettevõttes sul ei ole võimalik eraldi turundusosakonda, turundusmeeskonda, igale protsessile oma tiim taha, et sul koheselt ei ole seda võimalik teha. Ehk siis sa peaksid natukene selle turundusplaani tõmbama selliseks nagu reaalseks ja noppima tõesti, mõtlema tõesti läbi enda jaoks need tuumikasjad, mis tagavad sulle edu selliste finantsiliste ressursside juures, mis sul praegu on. Tulevikus saad eraldi osta turundusteenust näiteks sisse ja väga täpselt sellega nagu tööle hakata. See on nagu selle strateegia väljamõtlemine on väga suur töö ja algabki turu-uuringutest, kliendi rahulolu uuringutest, sealt saadud infost ja selle info nagu plaani ja strateegiliste eesmärkide koostamisega. Et aga meil läheb rohkem nagu siukselt kitsamalt võib-olla ja ühe mehe-naise ettevõttele sobivamalt selle turundusega edasi. Sobib. Et kui me võtamegi kohe selle äriplaani Töötukassa juhendi ette, siis seal on nagu turundusplaanis välja toodud, et mis seal nad ootavad, mis kirjeldust nad ootavad. Et tegelikult esimene osa on üldse nagu seal peab ära kirjeldama ka see hinnakujunduse. Et ma korraks hüppan tagasi selle nagu hinnakujunduse poole ja siis lähme turundusega edasi, on ju. Et äriplaanis on esimene siuke nagu turunduse peatüki all on alapeatükk hinnakujundus, kus on siis oluline see, et sa väga täpselt määratleksid ära, kuidas sinu hind kujuneb. Et suhteliselt erinevad näited siin tuua teile. Et kui ma näiteks võtan enda äriplaani ette, siis põhimõtteliselt ongi mul see päris siukeselt ülevaatlikult tehtud. Et mul ei ole analüüsitud erinevaid konkurente ja nende hindasid nii väga, vaid ongi lihtsalt öeldud nii, minu hind on selline, 1 euro dokument ja kuidas me seda arvutada, kliendi jaoks ära seletatud, nagu kliendi seisukohast ära seletatud, et ta saaks aru, mis teenus sisaldab ja lisateenuste hinnad ka juurde pandud, et mis need asjad on, et mille eest ma küsin lisaraha ja mis on need hinnad, et võimalikult nagu lihtsalt ära kirjeldatud hinnakujundus, aga ei ole nagu toodud välja selliseid nagu aluseid, mille järgi ma olen niimoodi kujundanud. Et kui me võtame siin ühe näiteks mul see meelelahutuse oma on ju, siis neil ongi teenuste pakettide kaupa ära toodud, et kui minu äriplaanis on tavaliselt oligi see, et mul on nagu põhimõtteliselt üks põhiteenus ja ei ole nagu erinevaid pakette, siis kui sul on erinevaid pakette, teenusepakette või tooteid, siis sul ongi võimalik tuua siis kas tootegruppidel kaupa see hinnakujundus välja või hind või siis erinevate toodete kaupa see hind. Et hind ja võiks olla kõrval ka kohe nagu konkurendi hind sarnasele asjale, tootele või teenusele. Et sa konkurendi peatükis küll käsitled seda kindlasti, aga siin sa võidki välja tuua nagu uuesti, mis oli konkurendi hind või siis konkurentide keskmine hind. Et kui on tegemist sellise toote või teenusega nagu raamatupidamine näiteks on, siis ma võin nagu sinna tuua keskmised. Konkurentide tabelist on mul olemas ära kaardistatud 5-10 erinevat konkurenti ja nende keskmise ma saan ju välja tuua. Ja kuidas suhestub minu hind nende keskmistega. Ja see annab väga hea nagu siukse nagu ülevaate, et olgem ausad, klientide jaoks on ikka enamasti see hind üks olulisemaid asju. Okei. See, mis väärtust sa sinna juurde lood, see toetab seda, aga hind kui numbrina
on iga toote või teenuse puhul üks nagu võtmeasju, sihuke kriitiline tegur. Et kui see nagu sobib või siis inimesele tundub, et see hind on liiga kõrge, ta ei saa aru sellest väärtuspakkumisest, siis see ongi tema jaoks liiga kõrge. Et kui sul on nagu kõrgem hind, siis sa pead väga palju rohkem vaeva nägema selle väärtuspakkumise kirjeldamisega ja selle nagu õige kliendi leidmisega, mida ma ka julgustan, seepärast et eesmärk ei ole odavalt jama teha, vaid siis kvaliteetset toodet või siis pakkuda teenust. Ja lihtsalt probleem ei pruugi olla nii väga siis selles hinnas, vaid probleem on siis selles väärtuspakkumise kirjeldamises ja teiselt poolt õige kliendi leidmisel. Et iga toote ja teenuse jaoks on klient olemas. Oluline on siin see, et sa ise teaksid, kes see klient on. Sest kui sa ise seda ei tea, siis sa ei oska ka seda müüa ega turundada. Siin ongi see, et sa pead teadma oma klienti. Ja siia soovitangi tuua siis juurde selle konkurendi võrdluse ka. Nii, ja kolmas näide on siis toodete oma... 4. näide on ka mul tegelikult. Siin on, ma võtan, see on mul. Kus mul on see? Nii, siin. Et see ongi nagu tootemüük e-poes, et siis ongi nagu välja toodud konkreetselt ainult see toote hind, kas e-poes, laos või laatades, milline ta on. Siin puhul tahaks täpselt samamoodi juurde, antud juhul on tööpoolik, ehk siis konkurentide sükest nagu meeldetuletust, miks see hind on see õige hind. Ja hinnakujunduse poolelt sa võidki nagu ka tuua välja selle, kui sul on nagu oma hind ära arvutatud, et mitu protsenti juurdehindlus on sinu jaoks okei. Ja sellest tulenebki see hind. Teenuste puhul, mõtlen, kas kuskil on meil eraldi ka veel see. Ja meil tuleb eraldi see sammune oma hinna arvutamine. Nii, oma hinna arvutamine on turu all tegelikult. Ja seal ma ka rääkisin teile sellest teenuse hinna arvutamisest, mis on omaette teadus. Et siin täpselt samamoodi, et te võite mõelda, et kui kaua aega te kulub selle ühe konkreetse teenuse paketi pakkumise peale ja mis tuleb siis teie tunnihind, kas see on okei teie jaoks, kas ta on piisavalt kasulik. Nii, ühesõnaga hinnakujunduse poole pealt ongi see, et kirjelda lihtsalt need hinnad ära ja anna natukene vihjeid lugejale, et kus see hind tuli, et miks see hind on selline. Et eeldatavasti tegelikult see kõik loogika peaks tulema ka välja konkurentide juures, turu ja kliendi juures, et miks see hind on just selline. Aga siin täpselt samamoodi paari sõnaga lihtsalt korda üle. Nii, nüüd turundusplaani juurde tagasi. Et siin on ka võimalik siis kahte moodi. Sa saad, põhimõtteliselt tegelikult üks nagu on mõistlikum. Üks viis on ainult lihtsalt tekstina panna, aga teine viis on lihtsalt lisaks tekstile panna ka tabeli juurde, nagu turundusplaani alge. Et miks see on hea teksti ja tabelina, on jälle see, et inimesel lugejal on nagu lihtsam hoomata. Tabelis on info nagu ülevaatlikum ja inimene loeb seda infot natukene teistmoodi, kui ta loeb seda teksti. Teksti loetakse tavaliselt diagonaalis. Et tabelis on nagu kohe mustvalgelt näha asjad. Siin me oleme rääkinud siis erinevates tegevustest, mida sa võiksid siis teha. Eelnevalt oleme väga täpselt ju rääkinudki müügistrateegiatest on ju, aktiivset müüki, kuidas seda teha.
Digiturunduses tõin erinevad lahendused, kas Facebook või Instagram, blogi, aga tooks siia juurde ka selle poole, et näiteks on üks põnev asi on avalik suhted, mida ma julgustan väga palju kasutama, et tekitada meediamull, ma kutsun seda niimoodi, meediamull oma ettevõtmise juurde, et see on alguses eriti nagu sihuke oluline võimalus, mida sa saaksid nagu planeerida endale tundusplaani sisse. Ja kuidas see käib? See ongi see, et sa hakkad meediaga suhtlema. Tegelikult see ei ole üldse nii hirmutav, inimesed nagu alguses kohe hakkavad kartma seda just meediaga suhtlemist, sest tundub, et sihuke meedia sõnumid on enamasti negatiivsed. Ma arvan, et tänapäeval ei ole. Et tänapäeval on väga palju nagu positiivsele infole suunatud meediasõnumeid ja artikleid. Ja ongi Good News on näiteks üks keskkond, mis keskendubki nagu nimigi ütleb headele uudistele, on ju. Üks võimalus luua sihuke nagu positiivne kuvand ongi teha selline heategevuskampaania või siis sihuke nagu huumoriga pooleks asi, et saada sinna nagu televisiooni uudiste nii-öelda lõppu inimestele siukse nagu mõnusa meelelahutusena sisse. Aga kuidas neid nagu meediaga suhtlust alustada, ongi siis lihtsam on alustada sellest meediast, kus sa oled nagu otseselt tegev sellest piirkonnast. Kui sa oled reaalselt tegutsev kuskil maapiirkonnas, siis on soovituslik võtta kohaliku omavalitsuse ajalehega ühendust. Nad väga hea meelega ootavad lugusid ja läbi selle nagu kirjutada mingi artikkel sellel teemal, et sisuturundust luua sinna kohalikku ajalehte. Kohalikud elanikud teaksid, millega seal talus konkreetselt tegeletakse. Või siis korraldadagi mingi sihuke nagu kogukonnale üritus, kus sa tutvustad ka oma toodet või teenust. Ja järgmine variant ongi, mina näiteks tegutsen siis Tartus, on ju, et siis siin kohalikku lehte on Tartu Postimees, on ju, Tartu Ekspress, et sinna saada nagu niisama, et ma kirjutan toimetajale, et kuule, et teeks väikse artikli või on keerulisem, aga pole ka võimatu, et täpselt samamoodi noorsootöös ma väga aktiivselt kasutasin seda meediamulli lahendust ja mul tekkis nii-öelda omad reporterid, et kui sa võtadki selle näiteks Tartus või siis Tallinnas või Pärnus selle lehe lahti, siis kui sa vaatad erinevaid artikleid, siis seal all on mõne reporteri nimi ja igal reporteril on suhteliselt oma lemmikvaldkonnad, millest nad kirjutavad. Ja mina teadsin, kes siis Tartu Postimehes on selline noorte peal või noortega seotud valdkondades, kuna ma noorsootöös tegutsesin. Ja siis ma kirjutasingi talle kirja, et kuule, et meil on tulemas selline asi, kas oleksid huvitatud tulema meile külla. Või siis saatsingi talle edasi pressiteate. Et see on nagu üks võimalus ja lõpuks oligi meil nagu selline koostöö, et ma saatsin talle kirja, et on tulemas selline asi ja siis kas ta helistas või siis saatis mulle kirja vastu, et tuleme oma fotograafiga kohale. Ja nii ongi. Või siis ongi see, et kui sul on nagu plaanis midagi suurt teha, siis ta tegi ka 1 või 2 leheküljelise siukse nagu suurema loo. Samamoodi Tartu Postimehes on persoonilood, et mu kodulehelt leiate minust tehtud persoonilugu, mis see oli, hobiraamatupidaja tantsib rikkuse poole või midagi sellist. See on päris vana artikkel, aga et selliseid persoonilugusid ja teine formaat on arvamuslood. Et Tartu Postimees on, et siis kui on ühiskonna teema, mingi valupunkt on üleval, diskussioon on tekitatud. Mõtleme, mis siis praegu siukse ühiskonna diskussiooni teema on. Kliimateema on, keskkonnateema on praegu popp, sel teemal rääkida.
et see tähendabki seda, et sa kirjutadki arvamusloo. Olen ka seda kirjutanud selle oma toidukauplusega seoses, et kuidas väiksed kauplused hakkavad välja surema ja suured tulevad peale ja nii edasi. Et kui ma ära selle kirjutasin, siis ta andis ka juhiseid, see ajakirjanik mulle, et mida võiks parandada, parandasin ära ja nii edasi, et see nagu on niisugune põnev koostöö. Et ja loomulikult sa võid selle jaoks ka palgata inimese, kes teeb selle nagu töö sinu eest ära. Aga julgustan ka turundusplaani panema sisse seda avaliku suhetega või siis pressiteateid või siis artikleid. Mis juhiseid ma võiks veel anda avaliku meediaga suhtlemisel? Siin on ka tegelikult EAS-i link olemas, et juhised, kuidas nagu suhelda meediaga. Ja ongi, et erinevaid uudisteportaale on, et vaadatagi, et äkki sealt kontaktide alt on võimalik leida endale sobiv inimene, kellele saata see info edasi ja kirjutada näiteks ise blogipostitus ja jagada siis sedasama nagu sealt kaudu. Ja tehakse ka selliseid nagu koostööblogisid ehk siis, et midagi vist oli persoonibränd teeb kindlasti, ma arvan, et hakkan ettevõtjaks, see on ka samamoodi. Et sa kirjutad artikli, ta läheb sinna blogisse ülesse ja reaalselt temal on oma jälgijaskond olemas ja see jälgijaskond saab info sinu asja kohta. Ja selline nagu avaliku huvi või siis mainekujunduse juurde võiks ka olla sellised nagu huvitavad, nagu minulgi on siin intervjuud ettevõtjatega, et see on nende jaoks ju mainekujundus ja reklaam ja turundus, et nad räägivad oma asjast, annavad selle sõnumi, et nad on sellised ettevõtjad, kes hoolivad ja toetavad uusi tulijaid ja seeläbi tegelikult ka reklaamivad iseennast potentsiaalselt nende klientidele. Üks kõige paremaid mulle nagu endale tundub selline nagu mainekujundusvideo oli täiesti juhuslikult mul Haraldi inspiratsioon.ee kaudu tehtud, inspireerija videod olid tal, et see oli nagu minu jaoks niisugune nagu huvitav protsess, et täpselt samamoodi mu kodulehel saate seda videot vaadata. Ja see on ka see video, mis tegelikult, kui mu nime sisse trükkida, tuleb ka kohe nagu välja. See näitabki seda, et inimesel on võimalik isiklikult suhestuda minu kui persooniga ja mõista, kas mina inimesena sobin talle või mitte. Et eriti oluline on see tegelikult business to business koostöös. Et business to customer, ma ei tea, kõrvarõngaste müümisel näiteks, et kas see on nii oluline, aga kindlalt on toetav. Nii, et julgustan avalikke suhteid looma. Ärge põgenege kaamera eest ära, vaid ronige sinna kohe ette. Või siis televisiooni õhtusaated ja nii edasi, neile info saatmine. Ka televisioon on üks teema, kuhu te võiksite nagu kohe alguses minna, eriti kui te loote midagi väga innovaatilist, siis on olemas ka hapukurgi hooajad meedias ja televisioonis, kus on vaja erinevate uudiste täiteid, nii et kasutage seda enda kasuks ära. Ajakirjad täpselt samamoodi, et vaadake oma lemmikajakiri, kus teie sihtrühm või klient on tegev, kirjutage talle, et jah, olen selline inimene, hakkan tegema selliseid asju. Ja olge hästi nagu siuksed isiklikud ja emotsionaalsed, et neile ei meeldi saada nagu siukseid stampasju, vaid ikkagi nagu personaalset, emotsionaalset lugu sinust. Et kui ma enda näitel toongi, on ju siuksed koolitused, asjad, et ettevõtluse teemaline koolitus ongi see, et miks ma seda teen, et ma küsin enda käest, miks ma seda teen. Ja kui ma sooviksin minna sellega nagu kuskile ajakirja või ajalehte,
et siis oleks ka see, millest ma räägiks, et lood müüvad. Turunduses täpselt samamoodi, lugu müüb. Enam ei müü faktid, vaid lugu müüb. Sinu lugu müüb. Ja kasuta oma lugu ja mõtle välja oma lugu. Et nii, lähme siis turunduse juurde tagasi. Müügi soodustamine ongi siis üks ka nagu võimalus ka sooduskoodid luua. Siis isiklik müük, et otsemüük, ka aktiivmüük läheb siia alla. Ja traditsiooniliselt tavaliselt pannakse visiitkaardid on ja reklaamlehte. Tänapäeva ma ei tea paljusid ärimudeleid, mille puhul see müüks. Et mulle tundub, et see on väga traditsiooniline lähenemine ja see tänapäeval tegelikult turuolukorras ei müü. Et te peategi kompama otsima uusi innovaatilisi lähenemisi ja neid ka siin tutvustama. Ja selliselt, et te tegelikult usute ka, et need lähevad käiku. Et tihti, mis tehakse, pannaksegi siia nagu traditsiooniliselt need visiitkaardid on ja nii edasi kirja. Või Facebook, kleepsud, plakatid. Aga tegelikult ma ei usu, et müüvad. Et otsige kombake, minu sõnum on teile, et otsige kombake veel uudsemaid lahendusi, siis näitab ka seda, et sa saad nagu aru, mis turule sa lähed, sa tunned oma klienti. Laadad on siuke võimalus, on ju, kus teha isiklikku müüki, mis siis veel. Minnagi otsida endale koostööpartnerid, kellel on sama kliendisegment, mis sulgi, nendega alustada koostööd. Et otsi välja ja pane need ka turundusplaani. Ja siis siia nagu äriplaani pane ka siis elluviimise aeg ja maksumus. Ja siingi on ka see, et sa saad kirjeldada natukene oma eellepinguid hankijatega ja nii edasi. Ja inspiratsiooni leiad konkurentidelt või siis nendelt, kes on kaudsemad konkurendid, ehk siis nende kliendisegment on sarnane sinu omaga, kuidas nemad seda teevad. Kui aktiivsed nad on Instagramis või Facebookis, kui palju nad sisuturundust ehk siis blogi või podcaste teevad, kas nendest on meedias artikleid, kas nad kasutavad mõjuisikuid ehk siis neid influencereid. See maksumus te leiate jälle täpselt samamoodi internetist üles, kui palju maksab näiteks, et Mallukas või siis Mallukas kirjutaks sinust nagu oma blogisse sinu tootest. Ole valmis selleks, et alati need ei pruugi olla positiivsed. Reklaamiduses öeldakse, et ei ole olemas ühtegi halba reklaami, nagu selles suhtes, kuidas see ütlus on, jälle mina oma ütlustega, et isegi halb reklaam on reklaam, et see, kuidas sa selle nagu halva reklaami, mis väärtustel sa nagu selle lahendad, selle olukorra, see kohe muudab ka sinu jaoks nagu seda olukorda, et kas sa lahendadki sellise, need kõik uurijad, kõik need telesaated, et kui sa satud sinna huviorbiiti, siis ma olen vaatanud natuke teise lähtepunktiga neid saateid, just selle poole pealt, et kuidas tegelikult see ettevõte, kellele tehakse see kaebus on ju, lahendab selle olukorra konfliktsituatsioonis ja kliendiga. Ja läbi selle on väga hästi nagu saates ka näha, et kui see ettevõte võtab vastutuse, mõistab seda klienti, siis see tegelikult annab talle jälle nagu reklaami või mainet juurde ja see hakkab toimima tema kasuks, mitte kahjuks. Kui see ettevõtte omanik ei võta telefoni vastu, ei vasta ja nii edasi, siis see ettevõte on põhimõtteliselt surnud minu jaoks. Et vaadake täpselt ka seda, et kuidas konkurendid on lahendanud asju,
mida on nemad teinud, mis tehakse selle kliendisegmendi puhul, mis sõnumeid kasutatakse. Et kui sa võtadki Facebooki kampaania lahti, et mis need sõnumid on, need on sinu jaoks olulised ka reaalses elus. Et äriplaani seisukohast loomulikult sa saad panna lihtsalt Facebooki kampaania, Instagrami see kampaania, loosimäng ja nii edasi, visiitkaardid, kleepsud, plakatid, aga sisuliselt sa pead enda jaoks ju läbi mõtlema, mis sa tegelikult tahad teha. Et eesmärk ei ole suuri rahasid siia panna, vaid eesmärk on efektiivselt kasutada ja saada ka seda nagu tulemust siia asjade juurde. Et siin on ka üks nagu näidis, on ju, et ongi siis visiitkaardid, reklaambänner ehk siis see roll-up on ju. Mõtle enne läbi, kas sul on seda vaja. Kas sa reaalselt kasutad, kus sa seda kasutad. Et messi kohamaksud on siin teema kindlasti, transport, laadad. Et siin veel on meedias ja koduleht. Et koduleht on üks turundusplaani osa, aga samas siin ongi see küsimus, kas see summa näiteks siin näidises on. See on suvaline näidis, et see ei ole nagu nii-öelda eeskujulik näidis teie jaoks, kohe kindlasti mitte. Et ta on väga pealiskaudne, aga see on üks võimalus turundusosas. See tabelit on just see, mida ma tahaksin, et te vaataksite. Et mitte neid summasid nii väga ja neid üleval, neid võimalusi. Sinna otsige endale sobivad võimalused. Ma ei taha teha teile sellist nagu näidist, sellepärast väga, sellepärast, et ma tahan, et te lähtuksite iseenda ärimudelist, iseenda kliendist, oma tootest ja teenusest. Sellepärast, et siin ei ole kindlasti olemas ühte ja toimivat asja. Ja see võib ka olla teie konkurentsieelis. Tänapäeval turundus loob väga suure konkurentsieelise. Võtame suvalise näite. Mis asju on tooteid hästi palju? No, toite on hästi palju. Võtaks mingi väiksema siukse nagu nišika. Noh, toidulisandeid on hästi palju. Et kuidas eristuvad mõned tootegrupid ja tootjad teistest, et väga palju lisatakse ka tänapäeval juurde väärtusi. Et mõtle need asjad enda jaoks läbi. See võib tunduda teile praegu siin kõik, mis ma räägin, hästi siuke laiali valgu. Aga see on turundus. Et konkreetsus tuleb sellest, kui on konkreetne ärimudel ees, konkreetne toode ja teenus ära arendatud, siis tuleb konkreetsus. Senikaua turunduses ei ole konkreetsust. Et sa võid, koolitusel sa saad Facebooki või Insta või siis AdWordsi koolitusel käia, sa saad täpselt etapid, kuidas neid asju teha. Aga keegi ei saa sulle öelda, et võt sinu puhul see Facebooki kampaania toimib see, Instas tee seda. Et sa võid seda teenust sisse osta loomulikult siis, aga nad ei saa garanteerida, et see nagu toimib sellisel kujul. Et näiteks ma alustasin Facebooki kampaaniatest, mõtlesin, et see nagu peaks kindlasti toimima, aga tegelikult minu puhul toimib väga hästi aktiivne müük ja individuaalne lähenemine. Et see toob tulemused ja siis tuttavate ja sõprade või siis need, kes on juba osalenud mu koolitustel, nendele sooduskoodide andmine toetab täpselt samamoodi. Ja minu jaoks on ainuke kulu siis sel juhul nendes asjades ainult minu ajakulu. Ja see on ka see protsess, mis mulle meeldib teha, otsida võimalusi erinevate inimestega koostöös. Et see, kui ma Facebooki teen tasulise kampaania, siis minu puhul see ei toimi. Esiteks ta võtab mul raha ära ja reaalselt see ei ole ka see valdkond, milles ma tunnen ennast mugavalt. Et aga see ei tähenda, et tulevikus ta ei võiks sellisel kujul toimida. Et praegu mina alustasin aktiivse müügiga ja see tundub toimivat.
ja see kogu aeg toob mulle kliente juurde. Täpselt samamoodi räägitakse emaili turundusest, et see on kõige siuksem statistiliselt ära tõestatud, et kõige rohkem inimesi nagu kontrollivad oma emaili ja sealt tulev reklaam, klikke on kõige rohkem, on ju. Aga kas see toimib sinu puhul? Sa ei tea, sa saad katsetada. Et mõtle rahulikult ka siin, ära unusta iseennast turundusplaanis. Et kui sa ei ole, sa tahaks käia messidel ja laatadel, aga samas ei ole selline inimene, siis sul on 2 varianti. Kas siis otsi selline inimene, delegeeri, või siis muuda seda, ehk siis otsi selline vahend, mis sulle ka sobib, mida sulle meeldib teha. Nii. Turunduse plokk siis sai meil läbi. Ja lõppkokkuvõttes ma ei oskagi teile midagi öelda. Lähtuge, otsige välja oma kliendi segmendid ja lähtuge sellest. Mitte nii väga ärge lähtuge sellest, mis räägitakse, aga toimib, ei toimi, vaid lähtuge oma kliendist. Ja proovige panna ennast kliendi seisukoht nagu jalgadesse, kingadesse, et kui mul oleks, minu kliendi segmendiks oleks 70-aastane meesterahvas, siis mul on natukene keerulisem tema kingadesse minna, siis ma lähekski räägikski 70-aastase meesterahvaga, uuriks tema käest, mille järgi tema, et kui mul on plaan müüa midagi toodet, mille järgi tema valib endale näiteks. See on küll hambaprotees, on ju. Või siis mille järgi valib tema endale särke selga, kui mul on nagu eesmärk luua neile nagu rõivabränd. Või siis jalanõud jalgad, mille järgi tema valib endale jalanõusid, mis on need asjad, mis tema jaoks on olulised. Kus ta ostab tavaliselt, et mis keskkonnas, kas ta ostab e-poest või siis kaubanduskeskusest või siis mõnest väiksemast kohast. Et tunne oma klienti ja sellest lähtuvalt kirjuta turundusplaan. Konkurendid aitavad sul natukene selle poole pealt vaadata, et mida nemad teevad ja kui neil läheb hästi, käib nendest mahtudest, te saate ju aru, kas läheb hästi või mitte, siis otsi välja, mille poole pealt see konkurent, kellel läheb hästi, kellel on sama klient, et mille poolest ta erineb teistest, mis ta teeb turunduses teistmoodi. Ja lähtu ka nagu iseendast selle poole pealtki, et mis sa ise nagu tunned, et toimiks ja ei toimi. Ega siin ei ole nagu turundusplaanis kõik õigesti vaja täita. Turundusplaanis on vaja olla realistlik praegu selles olukorras, mida sa saad teha, kuna sa seda teed. Ja see ju kogu aeg muutub. Et kindlasti on alguses palju katsetamist. Ja siis sa õpidki iseennast tundma ja õpid ka rohkem veel oma kliente tundma. Aga edu siis turunduse peatüki ja hinnakujunduspeatüki kirjutamisel. Seda infot on kindlalt palju ja seedige seda rahulikult ja noppige enda jaoks oluline välja, et ärge nagu üle pingutage, vaid noppige enda jaoks omane info välja ja pange siis nagu sellises mõnusas kujus ka äriplaani kirja. On minu sõnum teile. Kirjutage, kuna vaatasite videot ja siis mis uut teada saite ja mõned lisamärkused ka, kui neid on. Anni. Tšauka. Ja kohtume juba 5. peatükis. Tööohutus, töötajad ja nii edasi. Kõik sellega seonduv. Tšau.